Öelge palun, miks te otsustasite esitada oma idee konkursile Negavatt? Me mõtleme, et Megawatt on väga hea konkurss ja me tahame võita seda. Meil on väga hea idee ja me tahame seda juhtida ja projekti teha ja realiseerida. Milles teie idee seisneb? Me tahame teha rohkem valgustust kodudes, majades, et säästa loodust, energiat, elektrienergiat ja et kulusid läheksid väiksemaks. Täna oli teil terve päev mentoritega koos siin, et mis teil sellest päevast nagu kõige kasulikum tundus? Kõige kasulikum on see, et kõik inimesed olid targad ja kõik nad andsid meile väga huvitavad ideed, kuidas seda parem teha. Ja paar neist ütlesid meie head asja ja me teeme seda. Aitäh! Palun esmalt öelge siis, mis koolist te tulete ja mis on teie idee nimi? Et meie oleme siis Eesti Maaülikoolist ja projekti nimi on Mahetoit ülikooli. Ja kiirelt 2 lausega peamine sisu? On tuua kohvikumenüüsse mahetoit ja teha see kättesaadavaks suurele hulgale inimestele. Ja miks te otsustasite Negavati võistlusele osaleda? Mina isiklikult otsustasin sellepärast, et minu arust see konkurss oli väga hea võimalus minul üliõpilasena midagi teha reaalselt, mitte lihtsalt passiivselt vaadata ja oodata, et midagi paremaks muutuks. Jah, sama siin, et mitte ainult siis keskkonnateadlikkusega tegeleda, aga keskkonnakorraldusega. Ja mina siis tüdrukud kutsusid ja mina olen siis ülikooli poolne esindaja ja mahetoit ja mahepõllumajandus minu igapäevane teema, et südamelähedane ja kindlasti just, et oma ülikoolis ka mahetoitu pakkuda, et see on ka minu väga suur soov. Nii, täna oleme olnud siis 2-päevase Negavati bootcampil, kus teil on võimalus siis kohtuda oma konkurentidega, kuid ka mentoritega, kes siis teil on ideedega täissüstinud, et mida te olete siis täna kasulikku leidnud? No võib-olla kõige rohkem, et kuidas seda ideed kommunikeerida, et kuna me oleme hästi oma mõtetega ja mida me tahame teha, aga et just, et kuidas teised inimesed seda väljaspoolt näevad ja mis sõnumit me peaksime välja saatma, et see võib-olla on hästi suur pluss olnud. Minu arvates me saime nagu nii palju head tagasisidet erinevatel inimestel, et siin oli kohal nii palju oma ala eksperte, kes siis nõustasid meid nii mitmekülgselt, et kindlasti meie idee nüüd areneb paremaks. Et mitte korrata eelöeldut, et ma arvan, et mina sain kõige rohkem sellest, kuidas mentorid ise rääkisid seda oma lugu. Et see, kuidas nad on selle teemani jõudnud ja see, kuidas nad täna siia bootcampile mentoritena jõudnud, et ma arvan, minule nagu kõige rohkem sellist jõudu või mõtet edasi pusida selle projektiga andsidki nende lood. Ja nüüd lõpetuseks, et mis on esimene asi, mis siis Mahetoit ülikooli koju minnes tegema hakkab? No kõige esimene asi, mis meie peame välja uurima, on praeguse tooraine päritolu, kogus ja hind. Et siis me alles saame hakata otsima konkurentsivõimelist mahetoorainet ja koostama siis mahemenüüd. Aitäh teile! Palun! Mis koolist olete teie ja mis nime kannab teie idee? Meie oleme tiimist ressursisäästlik kraan ja tuleme TTÜ-st. Ressursisäästlik kraan, mida täpsemalt see kujutab endast? See kujutab endast siis niisugust mehhanismi, mis saaks siis olemasolevale kraanile paigaldada kraani taha ja see siis takistaks kraani avamist täielikult kuskile poole peale saad selle kraani avada ja siis selle läbi tekitaks ressursisäästu veekuul kui ka siis energiasäästu. Kuidas siis teie leidsite oma tee Negavatile? Koolis plakatid igal pool, et eks need flyerid seal vedeles igal pool, et jäi silma lihtsalt. Tundus hea võimalus ennast realiseerida. Aga kas see idee oli nagu siis enne juba olemas või see tuli nagu, kui nägite seda võistlust? Idee tuligi selle võistluse nimel ja tegime väikse ajurünnaku kodus ja siis sealt tuli. Et nüüd me oleme siis juba sellise suuremal ajurünnakul. Et esimene päev on möödas, kuidas hindate, mis on nüüd tulemused teie jaoks ja teie idee jaoks? Väga positiivne ettevõtmine, et
väga meeldivad inimesed, kõik on hästi sõbralikud, on elus palju saavutanud, neil on väga huvitavaid jutte rääkida. Et kõik on väga erinevast eluvaldkonnast, et siis saabki nagu terviku pildi kokku pandud. Et miinused ja plussid idee korral nagu. Aga kui nüüd küsida 2 asja, mida te oma kraani kohta näiteks saite nüüd teada oma idee kohta, et alati pea kinni olema ühes konkreetses mehhanismis, et võib mõelda ka alternatiividele, et kuidas seda veesäästu korraldada. Ja siis lõpetuseks, et veesääst on tulemas? Kindlasti. On tulemas. Kindlasti. Okei, aitäh teile. Aitäh.